Tere hommikust. Hõredad natuke meie read. Osa meist on täna teenimas Kärdla baptisti koguduses. Jaana on seal jutlustamas ja osad teevad ülistuses kaasa seal. Aga see ei tähenda, et meie jätaks oma teenistuse ära. Me oleme öelnud siin paigas ka, et me ei jäta oma teenistusi ära. Isegi kui ma ei tea, terve kogudus on kuskil mujal, siis uksed on lahti ja see teenistuse võimalus on. Aga me läheme alguspalvesse. Issand, ma tänan sind, et sina oled selles paigas siin. Ja ma tänan sind, et sinu püha vaim liigub selles paigas. Ja issand, me mitte ei õnnista täna seda teenistust, mis selles paigas on, vaid me õnnistame kõiki Hiiumaa koguduste teenistusi. Õnnista ka baptisti kogudust, kui seal on täna teenistus toimumas ja Jaana on seal ütlustamas. Issand, varusta Jaanat selle sõnaga. Issand, ja ma tänan sind, et sina annad ka ühte julgust teha selle ülistust, et sinu vaim on seal kohal. Issand, sest kui ei ole sinu vaimu, siis ei ole midagi, siis ei toimu midagi. Issand, ja sellepärast me tervitame ka sinu vaimu selles paigas, kallis püha vaim. Tule ja tegutse ja toimeta. Issand, ma palun, annan sinu kätte lapsed, kes on siin kõrvaruumis, kui täna pühapäevakooli pole, siis õnnista ka seda aega. Issand, ja ma palun, et meie südamed oleks avatud, et me võiks olla sinu ees. Õnnista igat ühte, kes on siin istumas. Õnnista neid, kes on vaatamas järgi meid. Ja las sinu au, las sinu nimi see saada suureks. Jeesuse nimel, amen. Me võime täitsa selle ukse lahti teha, kui kedagi hakkab häirima, siis võib panna kinni, aga ma tean, et lapsed tahavad ikka saada ka ülistusest osa. Nii et lähme Jumala ette ülistusega. Sa, sinu sõna see, sinu ristipuu armastus ja ole väeline. Ole väeline, issand sa, sinu vägise, sinu ristipuu, sa päästid ja sul au ja kiitus, ma toon sul au ja kiitus, Jeesus, toon au ja kiitus, ma toon sul au ja kiitus, ma toon sul au ja kiitus, ma toon sul au ja kiitus, Jeesus, ole tauline, issand sa. Ole väeline,
toon sulle au ja kiitust, Jeesus. Ja okas kroon sul peas, said minu kuningas. Ja okas kroon sul peas, said minu kuningas. Okas kroon sul peas, said minu kuningas. Okas kroon sul peas, see minu kuningas. Toon sulle au ja kiitust, ma toon sulle au ja kiitust, ma toon sulle au ja kiitust, Jeesus, au ja kiitust toon. Ma toon sulle au ja kiitust, ma toon sulle au ja kiitust, ma toon sulle au ja kiitust, Jeesus. Issand, ma tänan sind, et me võime tuua sulle au ja kiitust, isegi siis, kui päike ei paista, aga ka siis, kui päike paistab, issand, me võime tuua sulle au ja kiitust. Siis, kui meil on tore ja hea olla, aga siis, kui meil on võib-olla kepp olla või parasjagu ei tunne. See ei tähenda seda, et sina ei vääri au ja kiitust. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald, taevast ees ja taeval. Sulle kuulub sinu kohutus. Sulle kuulub kiitus, iga põlsel anna. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald, taevast ees ja taeval. Sulle kuulub sinu kohutus. Sulle kuulub kiitus, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas.
ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas, sulle kuulub meelevald, taevast ees ja taeval, sulle kuulub sinu kogudus, sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au, sulle kuulub minu üldistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, me kuulutame sinu nime üle iga nime. Ja ma palun ka praegu, Jeesus, sinu käest ühte vabadust. Vabadust sellest oma mõtetest, vabadust nendest tunnetest, mis hoiavad meid kinni kuskil. Jeesuse Kristuse nimel ma kuulutan vabadust. Jeesuse nimel. Ja ma tänan, Jeesus, et sina oled selles paigas ja hoiad meid. Otsige selle jätte, sind vajan ma. Eilsest rohkem veel sind vajan ma ja kallimaks sind pean, kui öelda saan. Ma igatsen nii su järele, sind vajan ma, sind vajan ma, sind vajan ma. Eilsest rohkem veel sind vajan ma ja kallimaks sind pean, kui öelda saan. Ma igatsen nii su järele, sind vajan ma rohkem kui kõike muu, rohkem kui laulu, rohkem kui õnnesuu, mis siia tulla võib, su lähedal viibin ma ja tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus. Sind vajan ma, eilsest rohkem veel sind vajan ma ja rohkemaks sind pean, kui öelda saan. Ma igatsen nii su järele, sind vajan ma rohkem kui kõike muu, rohkem kui laulu, tulla võib, su lähedal viibin ma
tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus, rohkem kui kõike muud ma vajan. Rohkem kui laulud sind, Jeesus, rohkem kui õnne suud, mis siia tulla võib, su lähedal viibin ma ja tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus. Me varsti ülistame edasi, aga me siia vahele hoopiski teeme tunnistuste osa. Ja kui kellelgi on rääkida sellest, mis Jeesus on teinud, mida vägevat ta tegi, siis ole julge. Ja üks küsimus, siis kindlasti tuleb vastata küsimusele, et mis juhtus, mis Jeesus tegi. Et kui sellele küsimusele vastata ei saa, siis on kohvilaua jutt. Kas keegi tuleb? See oli eile, kui ma nagu, mul ei olnud kõige kergem või tähendab meie perel ei olnud kõige kergem, kuidagi siuke tohutu surve ja ma räägin vaimsest survest ja mingisugune vastuhakk, üks asi, teine asi, kolmas asi, mõtled appi, see on nii raske, kuidagi selline tunne inimlikult, et pakiks asjad kokku, läheks minema kuskile, jätaks kõik maha ja aga ma tean, et see on inimlik tunne ja siis oma rõhutuses ma lihtsalt istusin maha, võtsin piibli lahti ja siis mul tuli selline kirjakoht, et see on Markuse 10, et nii kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, sest ka inimese poeg ei tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Ja siis Püha Vaim väga selgelt mulle nagu nii elavalt andis kogeda seda, kuidas Jeesus on kandnud selle nagu selle raskuse, selle rõhumise, mida mina väikse piisakesena võib-olla tunnen. Ja see oli nii ülestõstev, nii julgustav, et mõtlesin, et vau, Jeesus, selle asemel, et selle nagu hädiseda või kuidas see sõna nüüd õigesti on, halada, et siis see tekkis hoopis südamest selline tänu nagu Jumala vastu, et nagu Jumal, aitäh, et sa kandsid selle koorma, et ma tunnen küll raskust ja see on väga raske, aga Jumal, et see oli nii kordades raskem sulle. Et see lihtsalt, see oli nagu nii äge ja mitte, et see oleks ära kadunud, aga kuidagi see perspektiiv sai nii paika, et lihtsalt see kuidagi pani ennast ka mõtlema sellele, et kui on raske olukord, vahet pole, mis olukord on, et kus ma seda leevendust otsin, et kas ma lähen Herkise juurde ja hakkan nagu rääkima, kui halvasti on või rääkima lausa taga inimestest, et see ei vii mind mitte kuskile, vaid et ma pean Jumala ette minema ja küsima Jumalalt nagu seda lohutust ja kuidagi, et ta raputaks asjad paika ja ma näen iga kord seda, kui on nii, siis tõesti see lohutus tuleb Jumalalt ja see ei saa mitte kuskilt mujalt tulla. Ja see on nagu selline täielik ja nagu lõplik rahu, mis sealt tuleb. Ma küsin niipidi, kas saate aamen öelda või? Aamen, saate öelda. Kui ma ikka küsin, siis saab öelda. Kas keegi tuleb? Viitse tooma selle siis. Te peate järgi tulema, siis hakkama. Ja, et kui me siin kõik siin koos oleme ilusti, ülistame Jumalat ja kiidame ja kõik on õige.
aga kui me oleme mujal, me oleme näiteks oma töökohas, paljudel on meil töökohad olemas ja seal tööprotsesside käigus ma räägin oma töökohast praegu, et on meil seal mõned tegelased, kellel kas töö käigus ta lihtsalt natukene, mitte natukene, vaid iga teine sõna võiks öelda, on see saba ja sarved ja siis ma alati noomin neid, ütlen ei, et see ei ole õige, mis sa teed, et sa kutsu kedagi teist tappi, miks sa seda tappi kutsub, et see ei ole ju õige. Nad on, üks on nüüd enam-vähem minu eale, aga nad on suht nooremad ja siiski, et üks seltsimees väga ütles, et ma püüan, ma enam nii ütle Toomas, et see on nii hea, et keda me siis kiidame, kas me kiidame Jumalat ainult siin ja me maailma rahva ees laseme kuulda, kuidas nemad oma Jumalat kiidavad, et see on vale ju tegelikult, et ma ärgitan meid kõiki, kui te kuulete enda kõrval, et ülistatakse valet Jumalat, siis mõelge, kas te olete kristlased. Amen. Aitäh. No nüüd, kes see jagab, kes võtab Toomase käest? Aha, Liis tuleb. Amen. Ma nüüd ei tea, kellele ma seda räägin, aga ma tegelikult nägin täna öösel ühte unenägu. Ja et ma saaks seda mõtet edasi anda, siis ma korraks lühidalt räägin selle unenäo. Et ma nägin unes, et ma olin väike laps, mitte päris väike, ma olin siuke 5.–6. klassi laps. Ja ma olin oma põhikooli koolimajas, siuke pisike koolimaja on. Ja ma olin oma pinginaabriga kahekesi ja me millegipärast pidime kahekesi seal saalis ööbima. Ma ei tea, miks me seal kahekesi olime. Ja me millegipärast väga kartsime, nagu tõsiselt kartsime, sest me olime lapsed ja pime oli ja me millegipärast kahekesi ööbisime seal. Ja siis mingi hetk hakkasid nagu pimedusest välja ilmuma sellised käed. Nad tundusid siuksed nagu lohutavad käed, et võta mul käest kinni, ma lohutan sind, ma aitan sind. Ja ma sain selgelt aru, et need tunduvad lohutavad käed, aga tegelikult nad on kurjad vaimud. Ja siis ütlesin pinginaabrile ka, et ära võta nendest kätest kinni, et see on see koht, kus sa saad seotud. Ja ma sain selgelt aru, et need on need kohad, mis on maailma sellised lohutuskohad, sellised sõltuvuskohad ka, et kõik alkoholisõltuvus, mängurlus, pornosõltuvus, kõik siuksed nagu asjad, kuigi me olime lapsed, nagu me ei teadnud siukestest asjadest midagi ja see oli unenägu. Aga siis järsku selle pinginaabri asemel oli seal mu üks väga lähedane inimene ja tulid jälle need käed ja ta võttis nendest kätest kinni. Ma ütlesin, mida sa teed, et miks sa nendest kätest kinni võtad, et kuidas sa siis ei saa aru, et need ei ole head, et need on kurjad vaimud. Ja siis ta vaatas mind hästi segaduses ja ütles, et mida sa räägid, et need ju lohutavad mind, need aitavad mind, et muidugi ma võtan nendest kinni. Ja ma sain aru, et ta ei saa aru sellest, ta ei ole kristlane, ta ei saa sellest vaimumaailmast aru. Ja ühesõnaga selle unenäo siis point oli see, et meie kristlastena teame seda ja et me ei pöördu nende maailma, nende lohutajate poole ja nende tegevuste poole. Aga maailma inimesed ei tea seda. Aga et kui sa oled see inimene, kes võib-olla on Jumala juurde tulnud ja ta tunneb ikka, et tema elus on kas mingi sõltuvus või mingi asi ja sa ei ole sellest vabaks saanud, siis tea, et Jumalaga koos sa saad vabaks. Sest et Jumal ulatab oma käe ja ta seob need sidumised lahti ja sa saad täiesti vabaks, et see Jumalaga koos on see täiesti võimalik ja ära lase kellelgi vastupidist rääkida. Et ühesõnaga, ja tihti näiteks alkoholismi puhul öeldakse, et see on mul geenides, et mul on juba vanaema on alkoholismiga olnud hädas ja nii edasi ja et tihti öeldaksegi, et osad inimesed näiteks alkoholist jäävad rohkem sõltuvus, osad ei jää. Ja sa võid endale öelda, et see on mul geenides ja ma ei saa sellest vabaks. Aga tead, et Jumal saab su DNA ka ümber kirjutada, et ta saab sind vabaks teha ja see on tõesti nagu võimalik, et ära räägi neid asju enda elu üle ja eriti veel, kui sa oled Jumala laps, siis sa saad nendest vabaks. Aitäh, Liis, et sa tunnistasid, sest mul tuli ka meelde, et tänu sulle, et mul on ka vist üks tunnistus ikkagi, et üleelmine nädal
enne seda millalgi ma tundsin nagu, et ma tahan paastuda. Et see aeg, kui oli see päris paastumise aeg, siis mul oli hästi tihe ja palju tegemist ja ma ei hakanud seda ette võtma, sest et ei olnud õige aeg lihtsalt. Ja siis tuligi loomulikult selline spontaanselt selline tunne üks päev, et ma ei taha süüa praegu ja ma hakkasingi paastuma. Ja kuidagi hästi raske oli, sellepärast et nagu vaim tahtis ühte ja liha teist. Ma tahtsin süüa tegelikult. Mingi hetk tuli see näljatunne, aga ma tundsin, et ma pean paastuma. Ja siis ma seal võitlesin, kui järsku täiesti ilma, et ma oleks kellegiga sellest rääkinud. Liis saatis mulle sõnumi ja jagas oma paastumise kogemust lihtsalt täiesti lambist. Ma Liisiga ei suhtle igapäevaselt, viimasel ajal suht harva isegi. Ja hästi huvitav oli see, kuidas ta jagas oma kogemust. Me jäime päris pikalt rääkima ja ma arvan, et see oli täiesti jumalast juhitud, et ma ei jaganud kellegiga oma seda rasket teekonda ja lihtsalt Liis tuli mulle appi. Et aitäh Jeesus ja aitäh Liis. Vägevad lood, kas pole? Tahad sa ikka istuda, Anna-Maria? Kas meil on veel tunnistusi? Okei, siis me läheme ülistame. Teeme paar lugu veel. Vägevad lood, aitäh teile. Kas said julgustatud? Kas oled väsinud? See, kes ees käisid, ei, teised, ei tohi öelda, ei. Mul on nagu rahulikum lugu, peaks särtsaka loo võtma hoopiski. Sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen su ees. Sinu arm on juus, iga päev minu jaoks ja ma imetlen uuesti, sinu arm on nii suur iga päev. Sinu arm on nii suur iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm
suurem kui koormad minu tee on su arm. Suurem kui mõtted minu peas, suurem kui haavad teod vead, suurem kui see, mida suudan ma, on su arm. Ole hea, näita ühe käe näppudel. Kui junnine sa oled? 1 on niimoodi, et sa kohe jääd magama. Ja 5 on niimoodi, et no ma ei tea, ma olen vist joonud ära liiga palju kohvi. Tõsta, hoia üleval. Päris hea isegi. No, võt, eks need ilmastikud mõjutavad ka natukene, aga ma näen, et te olete üleval. Võtta need, kes vaatavad veebis, neil on lihtne. Panevad korraks pausil, lähevad, võtavad oma kohvi, söövad oma pra ära, tulevad tagasi või juba arvuti ees või kus iganes nad vaatavad seda. Pane uuesti play ja nüüd läheb edasi. Okei. Mul on südamel rääkida sellest, et me peaksime üksteist toetama. Toetusest. Ma ei tea täpselt, kust alustada. Kas siit poolt või sealt poolt? Või eest või tagant? Eest. Alustame eest. Aitäh sulle, Toomas. Aitäh. Ma alustan siis eest. Ma alustan tunnistusest. Ma oma tunnistust ei rääkinud. Ma käisin esmaspäeval TV7-s. Mind kutsud TV7-sse. Seal on siuke saade nagu Meistri töökojas. Ja kui ma läksin, mul oli privileeg minna lennukiga. Kui ma käin kuskil niimoodi jutlustamas väljas mandril enamasti ja kui mul on lennukiga võimalus minna, siis kõigil on siuke tunne nagu, sa oled nagu see välismaal tulevad lennukitega. Siis endal on ka siuke tunne nagu välismaalt vahet pole, et ainult 25 minutit õhus olid. Aga kohe on siuke, et sa tuled seal kaugelt. Aga minu mõte oli kohe see, et ma teadsin, et ma olin üksi ja ma tahan rääkida Jeesusest inimestele. Ja no, ma räägin nagu vahvamat seiga, et ma proovin rääkida, sest seal TV7-s ka siis küsiti kohe, et no siia tulles, mida sa siis tegid? Ja siis ma rääkisin, tahtsin ühe loo jagada, jagasin lõpuks 2 või 3. No, ma proovin teile ühe loo jagada või 2. Lugusid rohkem. Aga üks vahvamaid seikasid oli tegelikult see, kus, juba tuleb teine lugu, no räägime teise loo enne. Oli see, kus üks naisterahvas tuli autost välja ja tal oli karguga tuli ja kõndis. Ja siis mõtlesin, auto sõitis ära kohe ja ma lähengi, ma kõndisin seda pool. Proua, mis juhtus?
ei, see on juba vana asi, ei, mis see on juba vana asi ja see on ka teate, et ma tunnen Jeesust, et Jeesus võib selle vana asja ka korda teha. Et kui ma tohin palvetada teie eest. Tulin, no jah, miks mitte siis. Ja siis ma palvetasin tema eest ja ühe korra palvetasingi ja ta oli aitäh. Ma küsisin, siis ta hakkas juba edasi liikuma. Küsisin, et kas muutus ka midagi? Ikka muutus, aga tõenäoliselt midagi ikka tugevasti muutus. Ma ei saanud aru, sellepärast, et ta ei osanud enam kuidagi reageerida. Ikka muutus ja pani ajama. Nii et tänu Jeesusele selle eest, mida ta teeb. Ja see, kes teeb terveks, on Jeesus. Amen. Amen. Sest Jeesus on see, kes tervendab. Piibel ütleb seda, et Jeesuse nimes on vägi. Jeesus läkitab meid välja tema nimes. Ta ütleb, minge minu nimel tehke erinevaid asju. Ta ütleb, ajage välja kurri vaimed, tehke terveks haiged, äratage üles surnuid, tehke terveks pidali tõbilised. See on Mattuse evangeelium 10. peatükk 8. salm. Ja muid ka. Kui sa tahad, eelmine kord rääkisime, Markuse 16:17 ütleb seda, et uskujaid saadavad sellist tunnustähed ja siis ta räägib seda. Kas rääkisin eelmine kord? Või rääkisin TV7? Võt, nüüd ei mäleta. Pühapäev ja esmaspäev on nii ka järjest. Kas ma rääkisin siin või rääkisin seal? Igatahes, see oli üks lugu. Ma räägin siis veel ühe loo. Siis ma sain vahepeal oma sõbraga kokku, ma mõtlesin, ma jalutan sinna Teeva 7-sse sealt lennujaamast. Mõnus jalutuskäik oli, mis mul tuli kokku, tuli 19 000 sammu, kui ma Teeva 7-sse jõudsin. See on siuke täitsa okei. Ja Hiiumaal lõpuks saatsin, või ma enam Hiiumaal ei vaadanud, Tallinnas lennu peal vaatasin 23 000 sammu. Siuke mõnus. Sai liigutada ennast. Aga teine koht oli see, kus ma sain sõbrad kokku ja me läksime Rimisse korraks võtma midagi ja seal üks tädi oli midagi. Ma ei mäleta, kuidas ta vaatas mind ja mõtlen, kuule, Jeesus armastab sind, aitäh. Jumal väga õnnistab sind ka. Aitäh, aga kuule, ma ei tea, kas see on normaalne asi, aga mina näen siukse huvitavad asju, vaimsed asju. Hakkas kohe avas ennast. Kohe avas. Ja mu sõber, tänu Jumalale, sest tema koos, ma olen käinud kunagi saunas, kui ma Tallinnas elasin. Me käisime saunas, käisime jõusaalis, siis läksime sauna. Ta ei tahtnud minuga tegelikult olla seal saunas. Ta tahtis nagu teha, aga ainuke asi, mis teda häiris, oli see, et ma kõigile räägin kogu aeg Jeesusest. Ja siis seekord tal oli täitsa ükskõik. Me läheme ja tegelikult oli niimoodi loos, ta nägi ühte karguga tädi. No, okei, palveta, ma lähen ees ära. Ootas siis. Et tal oli seekord nagu okei. Ja siis me oleme seal Rimis ja tal oli okei ja lõpuks ta läks natuke eemale ja siis see müüja vaatab, et kuule, su sõbral on vist piinlik. Tegi niimoodi sõbrale. Mine. Ja siis vaatas must teema. Sa võid ära minna küll. Igatahes me saime rääkida Jeesusest ja ma sain tema eest palvetada. Ja see on jälle see, mida Jeesus teeb. Ja tal tuli prohvetlik sõna seal. Ja no võt, ma räägin teile nüüd siin mitu lugu. Okei, jah. Ja siis, kui me sinna TV7-sse astun sisse, mitte kõik ei olnud tuttavad, aga enamus on tuttavad, eks ole. Astun sisse ja siis tšau. Ja üks noormees, no ma ei saa temast kuidagi mööda. Tähendab, sain küll, ruumi oli väga palju, aga Jumala vaim nagu väga selgelt käsib seista otse ette ja hakata talle rääkima seda, mida Jumal tahab rääkida talle. Ja siis tuleb Jumala vaim ja hakkab rääkima talle, tuleb sealt sõnu. Ja siis ma olen nii, mis asja, ja siis ma räägin sellele noormehele, siis ma ütlen, kuule, sul on õde ka. Ja on küll, ma ei tunne üldse seda noormest, ma nägin esimest korda. Sul on õde ka ja õe kohta siuksed asjad. Ja mina ei teadnud midagi. Ja siis ma olen õhtul jälle kodus. See välismaa, need käivad niimoodi ühe sutsuga ära. Hommikul läksin õhtul tagasi. Need väljamaa omad ei suudagi, see on uus etapp. Kui välismaalt tullakse, siis lennukiga vist nii kiirelt ei käida. No okei, võib-olla Soomest vist käib isegi kiiremini, aga hiidlastel on see privileeg. Hommikul tuled, õhtul oled tagasi kodus. Ja õhtul ta saadab mulle häälsõnumi. Tead, Herkis, et ma kirjutan sulle sellepärast, et ma oleks sulle muidu korraliku memuaari kirjutan siia. Ma teen sulle häälsõnumi, ta ütles, et ma ei hakka kirjutama sulle mingit memuaari. Aga ta ütles, et ma olen saanud nagu varem ka prohvetlikke sõnu. Aga need on nagu olnud siuke tunne nagu inimeste linnukeste kirja saamised. Aga kuidas sina ütlesid nii täpselt minu elu kohta siukseid asju, võt sellest ma aru ei saa enam. Ja ta rääkis sellest, et need asjad, mis tulid, need tulid lihtsalt nii selgelt. Ja teate, see au kuulub ka Jeesusele.
Sest mina ei tunne seda tüüpi ja mina ei tea, mida talle rääkida. Aga see au kuulub Jeesusele, kui Jeesuse püha vaim tuleb ja hakkab rääkima. Amen. Sest tema hakkab rääkima. Mina ei tea, mitu õde tal on olnud ja seal oli mingi pereasjad ja ütlen talle ära ja minul muidugi, ma kardan selliseid asju öelda, aga no ma ütlen ära, sellest Jumala vaim hakkab rääkima ja ma räägin läbi selle ja see tüüp pärast oligi seal, et need asjad ka. Et kuidas sa ütlesid? Mina ei tea neid asju, aga Jumal teab. Jumal teab meie elu ja tema juhib ja tema räägib. Aga tegelikult kõige vägevam asja, mis ma tahtsin rääkida, oli see. Olete valmis kuulama, jah? See oli üks Tallinnas käik, üks päev Tallinnas. Ärge Tallinnasse minge, vaadake. Peate siin, igaüks, kes käib Tallinnas, annab mikrofoni kätte, räägid terve aja oma tunnistusi. Maari kirjutas mulle, et sa peaksid vist tihedamini Tallinnas käima või midagi vandril käima või et elu elama, Jeesust välja elama seal, et Hiiumaal päris nii kõik ei tee. Aga ma kõndisin ja ma nägin 2 alkohoolikut mängisid kaarte ja kõnnin nende juurde jälle kuidagi, et üldse ei olnud plaan kõndin nende juurde ja teate, kas keegi on öelnud teile, et Jeesus armastab sind. Ja seal oli meesterahvas ja naisterahvas. Ja naisterahvas ütleb, et jaa, Tammsaare pargis eelmine suvi räägiti Jumalast, me kuulsime. Vau, nii äge. Ja siis see mees on, räägi talle mu lugu, räägi mulle talle mu lugu. Ja siis see naine räägib selle mehe lugu. See mehe lugu oli selline, et see mees oli seal Tammsaare pargis ja siis ta kuulab, kuidas kõlarist räägiti Jumalast aasta tagasi. Ja siis ta sõbrad ütlevad, kuule, mis me kuulame siin, lähme parem viina võtma. Ja see mees on, ei, ma kuulan parem, ärge segage, minge ära, ma kuulan. Ta oli kaugel, ma sain aru, ta oli päris kaugel olnud, aga ta kuulis. Ja siis ta ütleb, et ta oli ära kuulanud ja siis ta läheb oma sõprade juurde ja ta imestab ja vaatab, et see jalg, mis tal oli tohutult valu teinud ja mis ta lonkama oli pandud, see oli terveks saanud. Ja see naisterahvas räägib seda ja see naisterahvas, samal ajal kui ta räägib seda, tal tuleb pisar siin. Ja siis see meesterahvas, kelle lugu ta räägib, võtab oma musta varruka ja tõmbab oma musta varrukaga. Ja siis ta ütleb, see mees ütleb, ja siis ma tegin veel kukerpalli. Ja siis ma tegin kukerpalli. Rääkis oma kukerpallidest. Sellepärast ta ei saanud seda teha. Keegi ei olnud läinud tema eest palvetama, vaid ta oli lihtsalt kogenud seal. Ta oli kuulnud Jumala sõna. Ta oli kuulnud seda, et Jeesus päästab. Ja see tervendas teda. Vägev. Kas pole vägev? Ja see nii muutis tema südant ja me räägime seal natuke Jeesusest. Ja siis ma küsin, kas sa tahad oma elu Jeesusele anda? Ma küsisin selle naisterahva käest ja naisterahvas oli, ta rääkis seal imesid ja asju. Tegelikult nad rääkisid ja neil mõlemad olid pisarad muud kui märjad. Ja see naine ütles kohe ära, mis ta ütles mina teine kord tahan anda. Aga mitte täna, teine kord kuidagi sikke. Ja see meesterahvas oli lihtsalt vait. Ja ta ei teadnud, mida öelda ja ta mõtles oma sees ja siis see naisterahvas natuke kiirustas ette, ma pean kuskil minema nüüd ja peab ja siis okei, palveta minu järgi. Ja me palvetasime ja ta võttis oma ellu Jeesuse vastu. See mees. Ja see tädi nutab. Ja see mees, mõlemad varrukad, kaardid veel käest, naine ütles, me lõpetame oma patuse tegevuse ära siin kaardimängu. Aga siis see mees mõlema varrukaga pühib oma pisaraid. Sest ta oli, midagi uut oli tulnud. Ta oli uuesti sündinud. Ja ma ütlen, see oli vägev näha seda võitlust ka sellepärast, et kui ta oma elu Jeesusele andis ja kui oli see koht, kus ma annan oma elu Jeesus sulle. See oli koht enam midagi sellist, et ma annan oma elu siis ma annan oma elu ja siis ta ei suutnud sealt üle öelda. See oli nagu tohutu raske koht. Ma annan oma elu ja siis ta pressib seda, näha, kuidas pressib seda. Ja siis tuleb Jeesus sulle. Ja see oli raske. See tuleb paar kõhjatust, seepärast, et vaimne maailm ei taha seda. Teemonid ei taha. Sest Jeesuses on võit, on uus elu, uus algus, uus lootus. See oli lihtsalt väga äge. Ja et teate, ühed külluvad, teised lõikavad. Ma küsisin, kas need olid noored, kes seal Tammsaare pargis jagasid evangeeliumi, rääkisid Jumalast. Ja, olid noored. Ma tean neid noori. Ma tean, kus nad selle kõlari said. Ma tean, mida nad rääkisid.
ja ma tean, et seal inimesed andsid oma elu Jeesusele ja seal inimesed said terveks. Ja ma tegin sellele tüübile hea sõnumi, tead, ma sain täna lõigata. Sina külvasid ja mina sain lõigata sinu vilja. Seda, mida sina olid istutanud aasta tagasi Tammsaare pargis Kõlarist, rääkides Jumalast. Ja ta ütleb mulle, vau, tead, ma tunnen niimoodi, et enam-vähem niimoodi kirjutas, või tegi, kirjutas, et ära pahanda, aga et ma tunnen, et ma sain ka lõigata. Halleluuja. Ma usun seda. Et tema sai ka lõigata. Vägev lugu. Teate, me mõnikord ei tea, millal see seeme istutatud sai ja kes see lõikab. Tallinnas on, mis nad öeldakse, 400 000 elanikku või? 300 000, 400 000. 500 000 juba, nüüd kasvab juba. Läheb kiiresti. 500 000 elanikku. Ja sa jagad ühes rahva rohkemas kohas evangeeliumi. Ja sa ei tea, kes kuuleb, aga ometi selle 500 000 seast. Sa saad aasta hiljem teada, et näe, see, mida sa jagasid, see läks korda. Kas pole äge? On äge. Nii. Kas mingi lugu julgustas sind? Anna käega märk, kui sa said, mingi lugugi julgustas sind. Tore näha. Kõik julgustas. See on tore. Maarja jagas, et eile oli kuidagi siuke, ma ei tea, kuidagi mingi nagu koorem või ma ei tea, kas koorem on õige öelda, aga väike rusumine ja täna ka kuidagi väike rusumine on. Aga teate, ma tean, et see on tunne ja see tunne nagu valetab, et see, ma ei pea olema selle rusumise all. Jah? Ma ei pea olema selle rusumise all. Sest saage aru, tunded on väga, miks ma ütlen, väga valed ja väga petlikud, tähendab, tunded alati ei ole petlikud. Aga need võivad petlikuks olla. Ja iga tunne ei ole, ma ütlen ausalt välja, iga tunnet ei ole õigus elada välja. Kuidas nüüd ei või? Võib küll. Psühholoog ütleb kogu aeg, et võib. Aga kui mul on tunne, et ma tahan täna kellegi ära tappa. Ja siis Eesti seadusega paneme kirja sinna ka, et mul on õigus oma tundeid välja elada. Siis mitte keegi pane mind vangi, sellepärast, et mul oli tunne, et ma tahan kedagi tappa ja mul oli õigus seda teha. No see on lihtsalt üks kiirem mustvalge näide, jah? See tähendab, et iga tunne ei ole õige, iga tunnet ei ole õigus välja elada, jah? Ma sain tohutult vihaseks, nüüd virrutaks. See ei ole hea. Miks ma sellest rääkisin, oli see, et mingi tunne, rõhumise tunne, aga ma tean, et Jeesus Kristus on võitja. Ma tean, et tema elab minus ja ma tean, et need asjad, mis on, need ei tegelikult või kõigutada mind. Ja see on teistpidi ka, kui keegi teeb komplimendi. Siis ma ütlesin, ja lähen ülbeks või upsakaks. Arvan mina. Ja siis tuleb teine ja tõmbab maha. Ja siis ma kõigun ops. Kord on rõõmus, kord on... Ma ei jõua niimoodi. Ma ei jõua. Aga ma hoolin sellest, mida Jeesus ütleb minu kohta. Ja ma tean, mida ta ütleb minu kohta. Ja ma käin selles. Ja ma usun seda. Ja ma hoian sellest kinni. Ja nüüd toetamise juurde tulles. Ma alustan sellest, et ma küsin teilt abi pastorina. Palun aidake toetada koguduse liikmeid ja kogudussõpru. Olla olemas. Me tihti arvame, et see on pastori ülesanne. Ma ei näe, et see on nii-öelda pastori ülesanne, tähendab, on erinevaid ülesandeid, aga ma arvan, et see on koguduse ülesanne olla üks ihu, mitte pastori ülesanne olla üks ihu. Öeldakse sükest, et
ma olen kuulnud sihukest asja, et on karjane, see on nagu pastorite sihuke kaitsekõne, aga ma ütlen ka, et see ei ole õige. Ma ütlen teile ära, kuidas see kõlab. On karjane ja siis on lambad, eks ole. Öeldakse, et koguduse karjane on pastor ja siis pastorid ütlevad, aga lambad teevad lambaid, mitte karjasid ei tee lambaid. See on vale ka, ma igaks üks ütlen ära, sest ka pastor on lammas, sest karjane on Jeesus, kes tuleb uksest. Ja pastor saab olla lihtsalt valvaja, mida Piibel räägib. Ja, et meil siin pastorid pole muidu tunneb ebamugavust. Ja. Ma ütlen siia ka need, kes vaatavad, et kuidas me peame ära tundma, et inimesed vajavad abi koguduse liikmena. Et kui ma ütlesin seda, et me toetame koguduse liikmeid, kuidas ma ära tunnen, et ta vajab abi. Ja tegelikult nüüd ma ei mõtle, ma mõtlen igasugust abi, see tähendab vaimset abi, materiaalset abi, olla olemas. Ja üks asi, kuidas sa tunned ära, on see, kui inimene ei käi koguduse keskel enam. Või kui sa saad aru, et ei tule kodugruppi või kuskile. Et see on üks toekoht. Et see, ja mitte nüüd seda, et oota, kuule, Herkis käskis mul nüüd toetada sind, et ma ei tea, et annan sulle 5 sotti, siis tuled teenistusele või? Ei. Vaid sa küsidki, kuule, mille eest ma saan palvetada? Jah, väga selgelt, mille eest ma saan palvetada. Ja kui vaja anda 5 sotti, annad 5 sotti ka, jah. Aga et me oleme üks ihu ja me peame toetama. Ja ma ei räägi ainult koguduse liikmest, kui me võtame, et noh, ütleme täna väga mustvalgelt, Karla ei ole koguduse liige meil ametlikult, siis Karlat nüüd ei toeta. Ei, seda enam me toetame teda. Kuidas sul läheb, kuule, kuidas sul tööl läheb, mis sul seal, eks eile olid vanem matused, kuidas olid ja nii edasi. Et need, ma kutsun üles kogudust toetama üksteist ja abistama. Mul on piiblit teile ka, igaks juhuks. Kui ma leian üles selle. No, ütleme nii, et palju ma tegelikult tahtsin ühte konkreetset kohta, ma kohe ei leia. Aga Johannese evangeelium on täis, kui tahate seda, ma ütlen lihtsalt lugege Johannese evangeeliumit. See on, Jeesus räägib sellest, tema on elu ja tema annab meile elu. Las ta olla, seal on hästi palju. Kes tahab, kes ei usu, hakkab piiblit lugema, Johannese evangeelium. Ja see on täis sellest, et Jeesus räägib, mina annan teile elu. Mina annan teile ülirohkelt. Ja vaadake, kui me mõtleme nüüd, et Jeesus annab meile elu, siis elu ei ole, elu all mõeldakse täisväärtuslikku asja. Elu all, seal ei mõelda seda, et jah, seda ka. Aga midagi enamat. Mina annan teile eesmärgi. Teate, meil on täna väga palju elavaid surnuid. Jah, kui ma ütlen elav surnud, sa saad võib-olla tõenäoliselt kohe aru. Ütleme, enamus voodihaiged elavad surnud. No, nad ei tee enam midagi. Päeval ootavad õhtut ja õhtul ootavad hommikut ja niimoodi läheb. Aga Jumal annab seda elu. Jeesus ütleb, mina annan teile elu. Mina annan seda, millest te saate liikuda edasi. Mina annan selle, mida te saate viia edasi. See tähendab seda, kui keegi vajab abi, siis ma lähen ja toetan teda, sest see elu on sinus ja see elu hakkab voolama temasse ja see elu, mis temasse voolab veel omakorda edasi. Võib-olla sa oled kuulnud, et Jeesus või Püha Vaim on eluvesi. Oled kuulnud, jah? Ei ole.
eluvesi, üks jõgi, mis voolab läbi meist. Seda ütleb jälle piibel. Täna läheme parafraseerimise peale. Eluvesi voolab läbi meist, see on Jeesuse vesi ja kui see voolab meist läbi, siis me saame olla kindlad temas. Siis ükski tunded tulevad, ma ei ütle, et tundeid ei saa tunda. Tunded tulevad, aga ükski tunne ei kõiguta mind. Ja ma saan olla toeks, ma saan küsida, kuule, kuidas sul läheb? Kuidas ma saan sind aidata? Mille eest ma saan palvetada? Ja kõige lihtsam on näha seda, et siis juba ma kuulen, me peame võib-olla minema pakkuma abi selle. Ma millegi pärast arvan, et mu oma laps karjus. Aga kas me saame nagu aru sellest, et olla, hoida kokku. Ja kui sa vajad abi, teine koht on ka, kui sa vajad abi, siis oota. Teate, mis toimub mõnikord kogudus? Oota, või ütleme peresuhetes. Oota, minu isa, kui mina läksin tülli, või mu vanemad läksid tülli, siis minu isa jooksis kodunt ära. Ma hiljaaeg kuulsin ühte seda. Ja siis ma abiellusin ja siis meil läks hull tüli, läks lahti. Ja mida ma teen? Teen seda, mida mu isa tegi. Jooksen kodunt ära. Mingi hetk tulen tagasi. Aga vaadake, ja nüüd kogudus tuleb nagu see sama negatiivne muster, kui ma tunnen, mul on raske, siis ma kogudusse ei lähe. Ja siis mul on raske hetk käes. Mõtlen, mida ma teen? Oota, aga ma tean, et tal läks raskeks, siis ta läks kogudust ära. No ma proovin. Ja saage aru, ma ei mõtle seda siin. Ma ei mõtle pühapäeva kell 11 kogudust, vaid koguduse keskel olemist, seda kogukonnas olemist, see, et ma olen suhtlen kellegiga, see, et ma saan nädala sees kokku, see, et ma kirjutan, see, et saan kodugrupis kokku või palvegrupis või kus iganes. Vot see on see. Siis ma eemaldun. Aga ma nüüd julgustan sind, ära eemaldu. Ütle, mul on raske. Ja see ei ole see, et nüüd Erki siin ees rääkis, et ma pean ütlema, mul on raske ja kuulge kõik, mul on raske, ma olen selle peale vihane, selle peale. Vaid pigem sa ütled, tead, usu vend, usu õde, palun palveta mu eest. Kas sa ikka palvetad mu eest? Ma tean, et minul on neid inimesi, kes püsivalt iga päev palvetab minu eest. Need on oma jagu. Ja teate, seda on tunda kohe, kui üks neist ei palveta. Ausalt. See on üks privileeg olla iga päev inimeste palvetes. Ja siis ma saangi öelda, kuule, palveta sina minu eest. Ma olin oma sõbraga, istusin autosse. Tal oli raske aeg Tallinnasse. Istusin sinna autosse ja ta ütles, et kas sa palvetad mu eest? Ma ei pakkunud talle palvet. Ta ise ütles, kas sa palvetad nüüd mu eest? See tuli mulle ootamatult. See on tore ja kõige positiivsem asi tegelikult, sest ma ütlen, me pole ammu suhelnud, aga viimased korrad, kui ma Tallinnas elasin, siis oli see, et sa tee oma palve ära ja ma siis olen kuskil toimetan oma asja, aga seekord ta ütles, kas sa palvetad mu eest? See autoaknad olid lahtised, soe ilm oli ja küsis, kas ma lasen aknad üles? See ei ole vaja. Ei ole vaja. Ja siis ma hakkasin paletama. Jeesus! Karjusin niimoodi. Ja siis ma hakkasin naerma ja siis ta hakkas ka naerma, sest aknad olid kõik all. Siis ta ütles, ei, mina ei tea, kes siin elab. Mina siin kandis ei ela. Mul täitsa üks, sa võid karjudes ka palvetada. Jälle midagi uut. Aga tema süda oli lihtsalt nii katki, et ta vajas palvet ja ta küsis seda. Ta oli okei. Ja isegi siis, kui ma oleks karjudes palvetanud. Need on need kohad, kus me saame toetada ja mitte ära unustada. Et meid on täna siin väga käpu täis. Me koguduse nimekirjas, kui ma ei eksi, on 31 liiget, 31 liiget, pluss aktiivselt kohal käijaid. On 7 tükki, 5-7 tükki.
kes ei ole koguduse liikmed, kes on osa kogudusest. Ja kui me vaatame ringi ja siis mõtleme, et no meid ei ole siin täna ligi 40 lastega koos. No kui lapsed tulevad, siis oleks meid vist ligi 50. Meil ei ole siin. Aga et meil on üks eesõiguse privileeg toetada neid palves, küsida, kuidas läheb. Ja ma palun nüüd siin selles mõttes nii viisakalt, kui ma saan, et ärge jätke seda koormat ainult mulle. Ärge pange seda koormat minu õllule, sest ma tean, et see ei ole midagi, mida mina pean kandma. Teatud kohtades ma pean, aga see ei ole kohe kindlasti koorem, mida ma pean üksi kandma. Sest see asi hakkab inimestest, see ei ole minu koorem. Okei? No nii, kuulge, aga teeme siia ühe loo veel. Siis läheme eestpalvesse. Ja täna, kas te olete näinud kella? Usute ka silmi või? Me varsti lõpetame. Samas kui ütleda teist ütlust. Meil liigi kaudu 2 tundi läheb tavaliselt. Täna on tund läinud alles ja juba hakkame lõpetama. See on midagi enneolematut. Kõik, kes on kodudes täna vaatamas, mõtlesid, et ma ei tule sellepärast, et nii pikad teenistused on, siis täna tunnevad kadedust. Ei, ma ei tea. Aga lähme teeme ühe ülistusloo veel ja siis lähme eestpalvesse. Võib-olla asi on hoopiski selles, et meil ei ole täna nii palju tunnistajaid. Kuidas? Ja kell 3 on järgmine teenistus ka Tõrvaninal. Selle ma ütlen varsti jälle kõik, mis teenistus? Issand, ma tänan sind, et me võime üksteist toetada ja ma tänan sind nende asjade eest, mida sina teed. Eesti maa peal, Hiiu maa peal, meie südames. Issand, ja ma palun, et tõesti, et ka need emotsioonid ja tunded, issand, et me nendest ei lähtuks, et me lähtuks sellest identiteedist, millest sina oled andnud meile, sellest uuest DNA-st. Sidusid ahelatest mind, sinu laul mu hinges on. Mind vabastasid sa, võidan sinuga, kõik mu hirm on läinud. Lahti sidusid ahelatest mind, sinu laul mu hinges on. Vabastasid sa, võidan sinuga, kõik mu hirm on läinud. Ei pea
armastuses sees. Sa päästsid mind ja nüüd julgelt laulda võin. Su laps võin olla ma. Sa merelauta võin minna sealt läbi. Hirmutund armastuse sees. Sa päästsid mind ja nüüd julgelt laulda võin. Su laps võin olla ma. Ei pea hirmu orjama. Su laps võin olla ma. Ei pea hirmu orjama. Sulle kuulun ma. Kallis Jeesus, ma tänan sind, et ma ei pea hirmu orjama. Nii nagu Liis seda rääkis, et me ei pea haarma kinni nendest maailma kätest. Issand, anna meile ära tunda seda turvatunnet, kelle juurest me tegelikult saame seda. Sest saatan on tulnud külvama hirmu ja viha, ülbust ja kurjust. Aga Jeesus, sina oled tulnud külvama elu, mis vabastab, mis teeb uueks, mis annab lootust. Issand, õnnista meid, kes me siin oleme, õnnista neid, kes on vaatamas meid videovahendusel. Issand, et sinu arm oleks meie peal. Issand, et sinu tahe saaks sündima meie eludes. Issand, et me ei käiksime sinu järgi, mitte maailma himude järgi, mitte oma tunnete järgi, mis saadavad meid kuskil rappa ja mitte nende järgi, mis tõmbavad meid maha, vaid selle järgi, mis on elu, issand, sinu järgi. Issand, lase meil olla toeks üksteisele, kus iganes me oleme. Lase meil olla toeks oma abikaasadele ja lastele. Issand, lase meil olla toeks oma õdedele, vendadele, oma kolleegidele. Rääkides sellest, et Jeesuses on elu, Jeesuses on vabadus. Jeesus on ainus, üks nimi, mis päästab. Sest Jeesus ütles, mitte keegi ei saa minna isa juurde, kui vaid läbi minu. Sest mina läksin ristile ohvrina sinu eest, et sina ei peaks minema surma, vaid võiksid minna ellu. Jeesus, me võtame vastu selle ristisurma. Jeesus, õnnista neid täna, kes ei ole meie keskel, kes on baptisti koguduses ja kes on kodudes, kes on üldse eemale jäänud, kes teavad, et nad teenivad tegelikult seda pattu. Ja sellepärast nad ei taha võib-olla tulla ka kogudusse, sest nad ei taha lahti lasta sellest. Aga issand, sinu nimel, Jeesuse Kristuse nimel, ma kuulutan ühte võitu nende inimeste ellu. Ma kuulutan ühte võitu meie ellu. Issand, las olla sinu elu. Issand, õnnista, hoia meid. Issand, ma toon sinu kätte, annan need salajased palved, mis on seal karbis. Koos kogudusega me anname need sinu kätte Jeesuse Kristuse nimel. Me kuulutame sinu tahet üle nende salajaste palvete. Ja me täname sind, et sina vastad palvetele ja viid ellu iga palve. Viid ellu oma moodi, enda tahte järgi. Isa, ma tänan sind, et sina õnnistad meie kümnist, meie finants,
üleüldse, isiklikult ja koguduse keskel. Issand, ma tänan sind, et sina õnnistad tervist Jeesuse Kristuse nimel. Ma kuulutan praegu tervist igale ühele, kes on siin paigas ja igale ühele, kes on vaatamas meid Jeesuse Kristuse nimel. Las tervist tulla. Õnnista meie lapsi, õnnista meie abikaasasid, meie lähedasi, õdesid, vendasid. Kas on veel palvesoove? Issand, me anname Henno poisid jätkuvalt sinu kättesse, nagu iga teisegi koguduse liikme veel. Me palume ka Martini eest. Jeesus, et sina püüaksid ka selle Martini kätte ja tooksid temale elu. Ja issand, ma palun sinu kätte kooli lõpetamist ka. Ma annan sinu kätte laagrid igasugust, mis tehakse, kristlikud laagrid. Ja sinu sõna kuulutamise. Ja issand, me anname sinu kätte leinajad, Kesselite perekonnas ja Liikide ja Kanarvike perekonnas. Ja Jeesuse nimel. Ahah, jah, Rahu ja ka, kes leinavad seal ja sõnajalgadel ja kõik muud leina. Jah, ütlen just sõnajalad ka. Aga issand, me täname sind, et sina oled rahu tooja ja rahu andja. Ja tahtsin veel ühe asja anda sinu kätte. Issand, õnnistad ennast ristimist, kui me Karla ristime. Et üks tervis oleks seal ja üks vabadus oleks seal. Ja oli veel midagi, aga no, Jeesus, sina teed kõik. Sina teed kõik. Ja vot seda. Ikka Otepää kogudest tahtsin ka õnnistada. Aamen. Aga kuulame teated. Moonika ütleb meile vähemalt ühe teate. Ma lihtsalt hakkan kohe sõnasabast kinni, sa ütlesid toetame üksteist, et mina tahan sellega toetada, et ma pakun küüti, kes tahab ristimisele tulla ja julgustan teisi seda sama tegema ja julgustan ka kohale tulema täna kell 3 Tõrvaninale, sellepärast et sellega me toetame ka üksteist selles kõiges, mis me teeme koos. Amen, nii on, nii et Karla saab ristitud meil ja üks teada tuleb veel. Üks tunnistus veel. Mis sa tahad, ristimist tahad rääkida? Pakud küüti. Karla pakub ka küüti, nii et saate Karlaga ja saate Moonikaga, aga ma annan ühe tunnistuse veel, Anna-Maria tahab ühe tunnistuse veel öelda. Proovin kiirelt teha, et kuna see lihtsalt läheb nii teemasse, siis võib-olla kellelgi on vaja seda. Et minul oli eile õhtul ja täna hommikul väga-väga raske, emotsionaalselt ja tundeliselt kõik see, mida Erki räägib, väga-väga raske. Ma oleks hommikul tahtnud tõmmata teki üle pea ja ma mitmeid kordi mõtlesin, et ma täna ei tule mitte kuhugi, sest nendel hetkedel on väga raske tulla inimeste sekka, kui sa tunned, et sa ei taha üldse naeratada, sa ei taha kellelegi otsa vaadata, aga nendel hetkedel on seda kõige rohkem vaja. Sest et oma nagu mõistusega me ei leia seda rahu ja me ei leia seda, mida me vajame, me ei lahenda neid olukordi. Aga tulles ja alandudes ja kuulates oma südant ja tulles kogudusse, et siis sa saad puudutatud ja sa saad selle rahu. Amen. Amen, see on tõde, ma veel ütlen ära enne, ma jutluse ajal ei öelnud seda, aga kui sa ei ole veel näinud, siis annan sulle teada, et meie koguduse keskel on toimumas ägevad asjad, Jeesus on vägevaid asju tegemas. Ja? Amen, kes on näinud, võib öelda amen. Ja see tähendab seda, et saatanile üldse see ei meeldi ja ta ei salli seda. Ja saatan on meie koguduse kallal täna, ma näen seda, meie inimeste kallal tahab igalt poolt võtta, kust võimalik.
ja sellepärast ma julgustan sind olema ka palves ja just seesama, hoiame kokku see, mis Anna-Maria jagas. Nii et vägev, aitäh sulle, Anna-Maria. Ja me õnnistame Anna-Mariat ka praegu, õnnistame Simot ja õnnistame nende pere Jeesuse Kristuse nimel. Me kuulutame ühte võitu üle nende pere praegu Jeesuse nimel. Ja Annika ja nende pere üle ka ja üle Lauri Jeesus Kristuse nimel võitu ja teiste ka koguduse liikmete üle. Et ma nime pidi praegu ei hakka minema, muidu me läheme kõik siin. Peab nimekirja ette, et ma ka Jeesuse nimel võitu. Amen. Ja issand, õnnista meid ja hoia meid ka ja lase oma palel paista meie peale ja ole meile armuline. Tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja me läheme siit rõõmustades ja toetades üksteist. Amen. Ja teate, et siis järgmine kord selles paigas kell 11 piibli lugemine on veebi teel või ise lähed kohale Käinasse. Kell 7 ikka lootuse tänaval ja lootuse 4. Ja palju asju on suvel toimumas ja juhtumas, aga hoiame siis kontakti. Mina pean ütlema, mina olen juulis olen 2 nädalat järjest ära laagrites, ühes laagris ja siis teises laagris. Ühe pühapäeva räägib Timo Lige ja teeb jutlust meil siin. Nii et, aga see on juulis, siis kui aeg lähemale, siis ma annan teada. Nii et lähme praegu kohvile.